Nii, äsja lõppes meil Eesti tennisemeistrivõistlustel naiste üksikmängu finaal, kus siis Katriin Saar alistas Valeria Gorlatši 6-3, 1-6, 6-2 ja nüüd ongi meil värske võitja on meil Tennisneti intervjuul ja küsime siis kohe, et kuidas sa tänast mängu iseloomustad, et natuke üles-alla kõikuv ta vist oli pisut, aga et... Oli, väga kõikuv oli. Esimene sett, ma arvan, et oli kõige parem. Seal me mõlemad servisime väga hästi, hoidsime oma serve. Ja see, kui ma suutsin, kas oli 4-3 mulle või, suutsin selle Valeria servi ära võtta, et see siis oli nagu otsustas seti. Et siis teises setis suutis Valeria väga hästi, väga ründavalt mängida. Mina jäin liiga passiivseks, siis ma ka nägin, kuidas tal jalg ilmselgelt valutas, see oli talle väga suureks probleemiks ja siis hakkas nagu mentaalne mäng ka pigem. Et ma üritasin teda jooksutada nii hästi, kui ma sain, aga väga välja ei tulnud. Aga lõpuks ma suutsin ikka kolmandaks setiks ennast kokku võtta, et siis ja suutsin nagu mängu enda poole pöörata jälle. Aga ikkagi tahaks küsida, et mis juhtus serviga, et ikka tegelikult serv läks nagu teisest setsi alates nõrgemaks, et tulid ka topeltvead ja võib-olla ka niimoodi ei olnud ka nii efektiivne enam. Ja on jah, ei, ma hakkasin hoidma, ei oleks tohtinud. Et ma olen nüüd aru saanud, et mu serv tulebki kõige paremini välja siis, kui ma seda nagu täiesti just, no mitte täiesti just, aga lähen julgelt lööma. Et siin ma jäin, hoidsin tagasi seda ja siis hakkas käsi ka värisema ja tuligi rohkem topeltiga. Kuidas on praegu, ütleme, seda peab küsima sinu kohta, kuna seal pikemad pausid on hetkel ikkagi see tervislik või selle selg on sul põhiliselt olnud see, mis on häda neid. Et kuidas seis sellega hetkel on? Hetkel on hästi, et mul on seda nii tore alati öelda, et kui inimesed küsivad. Et jah, et siuke 8 kuud ei saa nagu trenni üldse teha tennist, et nüüd on tore väljakul tagasi olla ja praegu ei ole, ma ei tea, mingi 4 kuud ei ole äkki üldse valu teinud. Ja eks viimane küsimus ongi selles mõttes, et sa oled nüüd proovinud ka mängida seal rahvusvahelist nii ITF juniore kui ka täiskand turniire, aga ma ei tea nüüd, et võib-olla oleks see liiga öelda nii halb, aga eriti ütleme edu ei ole nagu olnud sellist nagu, et mis sul nüüd plaanis on, et kas lähed jälle tagasi sinna karusselli ja millele loodad, et nüüd paremaks minna ikkagi? Ei ole õnne olnud jah seal, aga ma ei, kuna ma olen nii vähe mänginud, et siis ei saa nagu pead norgu lasta selle pärast. Et eks ma ikka üritan mängin rohkem naiste turniiri, nüüd tuleb Pärnust ja Merko Open, et üks turniir korraga ja siis eks ma annan endast parima alati. No jah, aitäh ja palju edu siis edaspidis võistlusteks.